Tänase tunni teema oli siis Z-kaart, tuntud ka kui Knee Shield. Selleks, nagu nimigi ütleb, on mul tähtis, et ma panen põlve tema rinna vastu ja katsun seda siin hoida. Ma ei saa seda hoida muidu, kui ma ei toeta seda käega ja kimono haardega, nii et põlv toetub käe peale. Kui ma panen ta käe alla, siis on väga kerge seda Knee Shieldi ära tappa ja suruda põlved mööda. Seega katsun hoida jalga superkonksus ja mitte lasta ta siia jalge vahele, vaid blokeerida oma põlvega tema kubemest, hoida kõrgelt lapelli äärt ning võidelda kogu aeg selle nimel, et põlv oleks vastu rinda. Väga oluline mitte lasta tal käest kinni võtta, et ta saaks minna knee-slaidi või muudesse alistustesse, mis siit tuleb. Seetõttu kogu aeg käib võitlus selle käe kontrolli pärast, mis võimaldab mul teha erinevaid rünnakuid. Peamised rünnakud siit siis on Kimura, mida antud asendist ma saan tulla istuma, kontrollides kätt, võttes kõrgelt tal õlahaarde ja visates natukene tahapoole silda, et käsi ei läheks tal kõhu alla, vaid jääks eemale. Kui käsi on juba eemale saadud, siis kohendan asendit ja lõpetan Kimura. Juhul, kui ma ei saanud Kimurat lõpetada, käsi läks sirgeks, võin ma liikuda alistusega kuni üles ja seni, kuni ta hakkab valusalt, ta rullib üle. Toetan seda natukene ning võtan siis asendi, kus ma blokeerin ta käe ja siit ma kindlasti saan selle käe alistuse juba lõpetatud, kas sirge või siis Kimura. Veel võimalustena oli proovida juhul, kui ta lõhkus mul põlvehaarde ära ja tuli survega mulle peale ja käehaar säilib, hirmutada teda kägistusega, et ma lükkan teda põlvega veidi eemale, tulen küünarnukile ning selle koha pealt proovin siis minna loop choke'i ehk sellesse alistusse, kuid see on talle liiga lihtne lõhkuda, aga see sunnib ta astuma tagasi ja ma saan taastada esialgse Knee Shieldi. Ning juhul, kui Kimuraga olen ta eemale ajanud ja ta seisab üsna püstiselt, on mul võimalus jalg võtta välja, kontrollides seda kätt, toon teise jala välja ning lähen pühkimisse. Kui see ei toimi, siis on asi, mis kõige tõenäolisemalt siit toimib, on selga minek. Selleks ma tõukan teda korra eemale, tehes siia kaenla alla ruumi ja liikudes käega seal järgi, võttes ta vööst kinni. Ning siit, kuna mu õlg on ta üsna kaenla all, saan ma kerge nügimisega või sillaga tuua ta ettepoole käte peale maha, mis võimaldab mul keha alt läbi tuua, jätta superkonk sisse, tulla ülesse ja võtta turvavöö, millega ma tõmban ta siis pikali maha. Kui turvavöö on piisavalt tugev, tal on käed väga laiali, saan ma võtta pool Nelsoni ja pool Nelsoniga ma ikkagi jõuan ta tõmmata selili. Juhul, kui ta ei saa aru, mida ma teen ning ta blokeerib mu mineku üle haagiga, siis ma vahetan selle rulli vastu. Ma blokeerin ta põlve liikumise, vahetades tagant konksud ja tõmmates ta põlve sirgu ning liigun tema alla ja liikudes ta alt läbi. Ning liigun saidi. See oli tänase tunni teema, mida me hakkame nüüd grillima. Aitäh!